Tere ilusat kevade algust, mu kuulajad, uued ja vanad, püsikuulajad ja juhuslikud siia sattujad. Ma olen siis Janne ja olen siis teadliku suhte koolituse autor ja jumalike sidemete juhendaja, kanaldaja ja naiseliku-meheliku polaarsuse õpetaja, tervendaja ja intuitiivne algallika kanal. Ühtlasi olen ma siis kaksikhinge alkeemik. Ja selles videos, siin Taro videos, mul on plaanis teha 3 grupiga, vaadata seda, et mis on põhjus, mis on takistus, miks sa ei koge armastust, miks sa ei koge harmoonilist partnerlussuhet enda füüsilises reaalsuses. Ja ma tean, et paljud teist soovivad neid minu näoga pikemaid videosi. Ma olen teadlik, püüan neid teha niipea, kui ma jõuan. Praegu on olnud siin mul päris palju siis oma uute materjalide kirjutamist. Ise olen siin natuke rohkem tundnud kevadväsimust, läbinud mõned oma isiklikud sellised puhastusprotsessid, valguse koodid, aktivatsioonid kõrgemalt poolt jälle on natukene sagenenud siin viimase 2 nädala jooksul ja seetõttu mind on siin kanalil vähem näha olnud. Et iga kord, kui me saame siis aktivatsioonikoode oma ülestõusuprotsessis, siis sellega kaasneb puhastusprotsess, mis näeb välja tavaliselt füüsiliste valude või ebamugavustena sinu füüsilises kehas, tugevad siis energiataseme kõikumised ja väga palju erinevaid sümptome võib olla, mida ilmselt teie, kes te olete ülestõusuprotsessis, kogete päris sagedasti. Võid mulle kommentaaridesse teada anda, kui ka sina neid koged. Minul endal on küll, kuna ma teen täna ikkagi väga palju energiatööd, kanaldamisi, lugemisi, siis mul võivad täitsa regulaarselt käia sellised kolmanda silma võib siis öelda sellised surved ja peavalud, sest et ma lihtsalt kasutan seda kolmandat silma nii palju. Ja muidugi siis paljude inimeste, isikutega suhtlemine, kirjad, koolitused küsib siis ka, et see on ma väga armastan oma tööd, aga see küsib minult väga selget igapäevast puhastust, distsipliine, rutiine, et hoida ennast siis püsivalt joondumises ja kui ma parajasti joondumises ei ole, siis ma tööd ei tee. Et see on siis minu selline sisemine eetika, õiglus, väärikus ja mida ma ka õpetan oma kursustel. Kui sa ei ole sisemises joondumuses, selguses, siis see on esimene prioriteet saada tagasi iseendaga ühendus. Nii et sellest siis minu selline eemalolek. Ja ühtlasi väike reklaam teile siia. Vahepeal olin siin Karl Mürgi Positiivne Mürk podcastis. Kui sa ei ole seda kuulanud, siis võite otsida Spotify's, Instagramis või Facebookis tema siis saade üles. Ja sellel laupäeval on tulemas üks suurem seminar, veebiseminar siis teile kõigile, kus te saate siis osta pileti ja kuulata väga palju erinevaid loenguid, kursuseid, üritusi, kus siis ka mind siis paluti andma 1,5-tunnist sellist loengut ja see toimub selle laupäeval, vist oli umbes kella 11 paiku, kus ma siis räägin natuke oma tegemistest ja ilmselgelt ka kaksikhingedest, jumalikest sidemetest. Nii et see siis on nagu sellised uudised, mis siin toimub. Ja asume siis asja kallale. Teeme mitte väga pika video, mitte väga palju kaarte, aga et me saame sõnumid kätte, et mis on siis sinu armastuse blokeeringud, armastuse suhte blokeeringud. Ja võid valida 3 grupi vahel.
võta endale moment ja esimene grupp siis 0505 on sinu aeg, esimene grupp. Vaatame, segame sulle kaardid. Esimene grupp, mis on esimese grupi armastuse, suhte, blokeeringud esimesel grupil? Müntide 10, mõõkade 5 ja müntide 9 on praegu esimene grupp. Ja lisaks ma võtan siit ka enda loodud tervenduskaartide seast. Seksuaalprobleem. No siit tuli väga selge sõnum. Hakkame rääkima, mida ma siis siit välja loen. Võimalik, et esimene grupp te olete püsisuhtes, võimalik, et te olete abielus. Ma tunnen natuke, et siin võib olla karmalise sideme, karmalise hingesugulus abieluga. See võib olla pikem abielusuhe, see võib olla ka seotud sinu uskumused seotud abieluga ja pühendumisega on ajast ja arust. Need kuuluvad siis vana paradigma juurde. Asi on selles ei ole midagi valesti, aga lihtsalt meie energiastruktuurid on nii palju muutunud, et see on juba, nagu ma ütlesin, ajast ja arust ja sul on vaja tulla kaasa uuemate energiatega. Siin on mingisugused põlvest põlve edasi antud piiravad uskumused, mis on seotud suhte ja abieluga ja pühendumisega. Ja kui sa kannad endas nii tugevaid, rigiidseid või rigiidsusele kalduvaid uskumuste süsteeme, seni kaua, kui sul on uskumused võrduvad ka blokeeringud. See tähendab seda, et sa ei ole jumalanna sageduses, sa ei ole jumalik naisprintsiip, sa ei ole armastuse sageduses, eks. Jumalik side on midagi muud kui inimlik side. Nii et siin on väga palju tingimusi, tinglikku, isekat, haavadest, neuroosidest tulenevat lähenemist armastusele ja suhtele. Nii et tegelikult ärge nüüd pahaseks saage mu peale, ma räägin jumalikku tõde, aga sellel teadvuse tasandil armastus ei olegi võimalik, sest see on karmaline tasand. Võib-olla sa oled teel, te olete arenguteel, aga siis siin ongi sõnum, et armastuse blokeering on midagi seonduvalt karmalise abielulepinguga või siis uskumustega sellesse. Võib ka olla see, et see on nüüd vähematel siis, vähestel teist, aga et just nimelt te olete olnud selles suhtes ja see suhe kannatab siis majanduslike materiaalsete probleemide käes. Ja abielu kui selline või liit ja tugev vundament sellele suhtele on poolik, ta ei ole lõpuni jõudnud, te ei ole võib-olla vormistanud oma liitu, oma suhet. Ja siin on jällegi mingisugused konfliktid. Mõõkade 5 kõnelebki konfliktid. Teiste inimeste arvamused on sulle tohutult tähtsad. Sa kipud pöörama tähelepanu negatiivsusele, sa kipud taga ajama oma õigsust, oma tõde, sul on vajadus, et sul oleks õigus, eks ole, ja võib olla kalduvust siis sellisesse dogmaatilisusesse, kinnisusse ja nagu ma ütlesin, rigiidsusesse, ehk igas mõttes nagu sellist jäika vana energiat, 3D struktuure on siin ja sellest tulenevalt siin ütlebki, et armastuse takistus on ka seksuaalenergia tasandil. Teine tšakra on seotud meie emotsioonidega, suhetega ja seksuaalsusega. See on see, kuidas me anname ja vastu võtame armastust. Nüüd, kui tegemist peaks juhuslikult olema vaba ja vallalise inimesega, kes seda kuulab, siis absoluutselt ma ei ole vastu ja ma ei poolda, aga ikkagi ma räägin siin sellest, sa ei pea olema naisterahvana avatud kõigele ja kõigile, absoluutselt mitte, ärme lähe äärmustesse, aga sul on sinu enda pärast vaja, et su tšakrad oleksid korras, puhtad
ja töötaksid ilma takistuste, ilma blokeeringuteta ja mingi blokeering siin teise tšakra tasandil on. Kas on see tõesti siis selline seksuaalsuse mittetajumine, seksuaalse iha probleem, mis ma tajun, et see tulebki sinu sellest neurootilisest meelest. Ja siis on siin iseseisvuse puudus ehk siis kaassõltuvus, klammerdumine, igas mõttes sõltuvus, võimalik, et majanduslikult ja seetõttu siis enesehinnang ja enesekindlus kannatab, ei võimalda sul oma sisemist heaolu, kõrget sagedust ja terviklikkuses terveneda, sest et siin on kaassõltuvused sinu füüsilises reaalsuses. Võimalik, et üleüldiselt enesearmastus vajaks ülevaatamist, sest müntide 9 on minu jaoks ka sellise välise atraktiivsuse ja enese igas mõttes väärtustamise ja endasse armunud olemise energia ja kuna see on blokeeritud, siis võib-olla siin on soovitus, et oleks vaja lihtsalt vaadata, kuidas sa saaksid aidata kaasa ka välisega, et jõuda rohkem siis endasse armumisse, sest et sa ei ole endasse armunud. Kui me räägime kaksikhinge sisemisest liidust, kui me räägime terviklikkusest, siis see on endasse armunud olemise seisund. Eks ole. See oli siis grupp number 1. Grupp number 1, mis on armastuse blokeeringud. Võtame grupp number 2. 12.02 oli grupp number 2, mis on sinu armastus ja suhte takistused, blokeeringud. Grupp number 2. Tagurpidi karikate 2. Karikakuninganna ja torn. Siin mulle tuleb kohe selline sõnum, et sa oled teekonnal, aga sa oled, kas ei ole sa oma jumalikku paarilist ära tundnud, kas oled ta maha jätnud, kas oled lahkunud teekonnalt, kas olete läinud lahku, aga sinu usk armastusse on saanud raputada. Et võimalik et siin on siis lahusolek ja sa praegu töötad oma südame avanemise, oma haavatavuse, oma naiseliku sellise südameühenduses olemise kallal läbi nende situatsioonide. Tornikaardiga näen ma siin seda, et su elus puudub stabiilsus ja sinu elu väline stabiilsus on indikatsioon sellest, et sisemist stabiilsust ei ole sa veel saavutanud, sisemist meisterlikkust. Sisemine meisterlikkus ongi armastuse sagedus, et siin on siis veel kõikumised ilmselt hirmu ja armastuse vahel ja seetõttu on su elu praegu väga kaootiline, su armastus ja suhtevaldkond on kaootiline. Võimalik, et sa oled oma kaksikleegi sellises tõmbumise, tõukumise, protsessimise, konflikti lahendamine, külm-kuum, hirm, armastus, sellise pendeldamise vahel, aga positiivne on see, et sa saavutad selle, sa oled sellel teel, sa oled õppimas tingimusteta armastust. See on kõige tugevam sõnum siin sulle. Sa oled seda õppimas, lihtsalt sa veel ei ole seal kohal. Võimalik, et sa oled vähk, võib-olla skorpion kalad, kaljukitse energiat on siin. Ja võtame ka sulle minu enda tervenduskaartide seast. Grupp number 2. Depressioon. Jällegi seksuaalprobleem. Seksuaalenergia probleem, nagu esimesel grupilgi, väga huvitav. Võib-olla kas tõesti meil kollektiiv siis töötab siin läbi teise tšakraga seonduvat?
see on väga võimalik. Depressioon on allakäiguspiraal. See ongi oma hirmude uskumine ja südame kinnipanek. Nii et nagu ma ütlesin, pendeldamine, tingimusteta armastus versus siis depressioon ja usu puudus, usu kadu, eriti kui siin on võib-olla sa oled kaotanud usu armastuse võimalikkusesse, võib-olla sa oled kohtunud oma kaksikleegiga ja te läksite üksteisest väga kaugele, sa oled tast ilma jäänud, aga midagi siin on just nimelt siis usu leidmisega seonduvalt. Usk ja alistumine Jumalale, universumile on miski, millega sa näed vaeva praegu ja see ei tundu sulle kergelt tulevat. Võib olla, et sa kaotasid osad teist, sa kaotasid oma armastatud inimese, mis tõttu sa oled depressioonis ja leinas. Siiski mulle meeldib, kuidas see kaart siin kõneleb suurest potentsiaalist. Suurest potentsiaalist endas avada ja leida. Nii et kus on suurim kontrast võimaldab ka suurimat läbimurret ja kasvu, kui sa ainult leiad uskuda endasse ja armastusse piisavalt. Grupp number 2, see oli siis teie armastuse blokeering ja võtame grupp number 3. Grupp number 3, mis on teie armastuse blokeering? Grupp number 3. Müntide 6, karikapoiss, sauade 9. Ma märkan siin praegu, siin on päris palju lapsi. See võib olla, et sa oled tugevalt hõivatud või seotud lastega. Võib-olla sinu paariline või sinu spetsiifiline inimene on hõivatud lastega, võib-olla lapsed on teie suhte vahel nii-öelda. Siin on midagi on seotud ka rahaga ja tasakaaluga andmise saamise vahel, kus sa tunned ebakõla, aga järelikult see ebakõla on sinu sees ja ma kuulen praegu, et on aeg anda selle asemel, et vaadelda puudust ja ebaõiglust enda füüsilises reaalsuses. Siin on siis armastuse huvitaval kombel jah, et siin on hoopis armastuse tervenemine läbi sinu rahaga suhte ja küllusega suhte tervenemine. Sa pead tervendama oma suhet ja uskumusi seotud rahaga ja küllusega. Tea, et küllus ja armastus on üks ja sama sagedus. Siin on intuitsiooni areng on sul vajalik. Intuitsioon on tegelikult süda. Tuleneb südamest. Sul on raske olnud oma intuitsiooni kuulata. Tundub, et sa pead ennast rohkem selliseks maiseks, pragmaatilisemaks inimeseks. Ja siis on teine pool siin, sul on piiridega midagi. Piiridega ja sa oled tundnud, et sinu teekonnal armastuse teekonnal on nii palju takistusi, teiste inimeste isegi võib-olla provokatsioone, midagi sinu sees tunneb ennast nõrgana, sa tunned ennast nõrgana ja sa justkui pead kaitsma ennast kas armastuse või teiste inimeste ja läheduse intiimsuse eest. Mingi selline uskumus, mingi selline koht sinu sees. Liigu kõrgemale eluliinile, terviklikkus, tasakaal ja ühtsus.
See räägib sellest, et sul tasub vaadata siis enda vibratsioon üle, tõsta oma vibratsiooni, kõrvaldada puuduse ja negatiivsuse mõtteid. Ja siin on siis manipuleerimine, mis on selline sõnum, siis keegi on siin manipuleerimine suhetes, seksuaalsuses, suhted kui kauplemine, mina sulle, sina mulle. Jällegi see läheb sellega kokku, et kui palju sa annad mulle, nii palju annan mina sulle. Mis on väike tüdruk, väike poiss, see on puudus. Kui sa mulle seda ei anna, siis mina ei anna sulle seda. Selline äriline ja hirmust tulenev kalkulatsioon, mis hoiab sind madalas sageduses kokku tõmbununa ja eemal sinu täispotentsiaalist. Tea seda, et kõik, mis sa teed, sa ei tee seda selleks, et väliselt midagi saada, vaid sa teed seda just nimelt, et iseendaga olla paremas kooskõlas. Kui me terveneme, me teeme seda enda pärast. Kui me andestame, me teeme seda enda pärast. Kui me anname, siis me anname seda enda pärast, eks ju. Et siin võib olla töönarkomaaniat, või siis maistesse, pragmaatilistesse toimingutesse enda kaotamist. Hästi selline maaelemendi energia on siin tugev maine, see tähendab rohkem 3D fookus, aga 3D on loogika ja tinglik armastus. Eks, et selle lugemise küsimus on, et mis hoiab lahus armastusest sinu elus. Ma loodan, kallid kuulajad, et teil oli sellest kasu, oli juhatust, saite selgust või vähemalt siis meelelahutust. Anna mulle kommentaarides teada ja kohtume järgmistes videos.